Kohtla-Järve volikogu valis viimasel istungil taas linnapeaks Ljudmila Jantšenko ning abilinnapeadeks Vitali Borodini, Deniss Veršinini, Viive Keskküla ja Niina Aleksejeva, kes olid samadel ametikohtadel ka eelmises linnavalitsuses. Täna valiti Kohtla-Järve linnapea, mind ja meeskond on endiselt 4 abilinnapead, kes on töötanud ka viimasel ajal meeskonnas. Ja ma olen väga tänulik volikogu liikmetele, et usaldasid meie meeskonda ka edasi töötada. 4 viimast aastat olid väga pingelised selles mõttes, et oli suur ettevalmistustöö projektideks, mis said rahastatud juba praegu ja järgmised 4 aastat tuleb realiseerimiseks nende projektide realiseerimise tööd teha. See on väga suur töö, aga ka sellega me ei piirdu, sest 4 aastat lõpevad väga kiiresti ja järgmised 4 aastat peaksid olema ka ette valmistatud uued projektid, millega hakatakse tegelema. Kõigepealt peab uurima välja need nõrgad kohad, mis peaks linnas veel tegema. Me teame juba praegu, et Ahtme linna osas on vaja kultuurikeskust, et on vaja muusika- ja kunstide kooli hooneid ja need on meie praegu nõrgad kohad. Teede remont. Linnapea sõnul hakatakse ettevalmistusi tegema ka järgmise 4 aasta projektideks, tuleb teha detailplaneeringud ja kõik ettevalmistustööd, mis kaasnevad sellega. Ljudmila Jantšenko on kindel, et tema meeskond on tugev, on võimeline selle tööga tegelema ja saab ka sellega hakkama. Ja praegu me hakkame ettevalmistusi tegema ka järgneva 4 aasta projektide esitamiseks. Tuleb teha detailplaneeringud ja kõik ettevalmistustööd, mis kaasneb sellega. Nii et ma arvan, et meie meeskond on tugev, on võimeline sellega tegeleda ja saab ka sellega hakkama. Ja ma olen veel kord tänulik meie volikogu liikmetele ja meie valijatele, kes usaldasid meid edasi teha tööd.